Nii. Kus sa helistad? Siin. Okay. Me leppisime nii kokku, et me ei tee seda siis ettekandena, vaid vestleme Pauliinaga. Alustades võib-olla esimesest sessioonist, ma küsiks ka selle sama unistuse kohta, et mis on sinu unistus? Olla vaba oma otsustes. Teha asju, mis mulle meeldib teha. Ja teha tööd, mis mulle meeldib, aga samas, et ma saan nii palju raha, et jälle lahutada oma meelt. Näiteks käia kinos, veepargis ja nii edasi. Mitu tundi päevas sa töötad praegu õpilasena? 8–10 umbes. Et kui kõik pilliharjutamine, koduste tööde tegemine, koolis käimine sisse arvestada. Aga seda ma teen niimoodi, et kui ma koolist tulen, siis ma puhkan pikalt pärast seda. Et niisama logelen. Et ma ei tea, kas see on raisatud aeg või mitte, aga samas aju vajab puhkust. Sa elasid pikalt Tallinnas, sa oled Häädemeestes alles aasta olnud või nii? Vähem, jah. Vähem. Kas sa Tallinnas tegid rohkem nüüd? Ei. Mida sinu jaoks tähendab üldse töö ja töö tegemine? Et kui sa mõtled selle peale, et mis on töökoht sinu elus, tulevases elus, kuidas sa sellest mõtled? Praegusel hetkel ma teen ka tööd. Ma väga palju teen tööd. Ma arvan, et tulevikus see ei muutu. Mulle meeldib tööd teha, sest sest ma tunnen ennast hästi, kui ma saavutan midagi. See võib olla väga minimaalne asi, et ma saan kontrolltööga hakkama, aga see teeb hea tunde. Et see ongi minu jaoks tööroll. Mingite asjade ära tegemine. Asjade ära tegemine. Natuke meenutab mulle see hommikust esimest ettekannet, kus Viivi Luik enam-vähem seda rääkis. Siis ma küsikski, et kui sa mõtled nüüd tagasi selle hommikuse esimese sessiooni peale, kus sa istusid siin samas, mis mõtteid see sinust tekitas? Kus sa tundsid äratundmist? Väga palju tundsin äratundmist. Ma praegu ei tea, kas ma suudan kõike meelde tuletada, aga äkki kui ma räägin, et siis... Räägi. Ei, kui ma vastan küsimustele, siis ma suudan neid ise jälle korrata. Kui tähtis on raha sinu elus? On tähtis, aga samas see ei saa olla eesmärk. Sest mul on kõige elementaarsemate poes käimiseks on vaja ju raha. Aga see tõesti ei saa olla eesmärk, sest muidu on natuke kurb. Aga kui sul oleks nii palju raha, et ei teagi kui palju. Palju, väga palju. Kas sa siis teeksid tööd? Jaa, kuigi ma ei tea, sest ma ei saa öelda ette, kunagi ei tea täpselt. Nii kindel seisukohti ma ei saa võtta, aga ma arvan, et ma teeksin näiteks vabatahtlikku tööd, kui mul oleks võimalus. Kas sa ise pead ennast töökaks inimeseks? Üsna keskmise töökusega, sest mul on ikkagi, ma tunnen inimesi, kes on palju töökamad. Ma kadestan neid selle pärast. Mida nad siis veel seda jõuavad, mida sina ei jõua? Veel rohkem raamatuid lugeda ja pilli harjutada ja üldse targemad olla, arukamad. Su ema ja isa on mõlemad palju tööd teinud elus. Kas neil on sinu jaoks aega piisavalt jäänud selle kõrvalt? Jaa, kindlasti on. Aga ma arvan, et lapse vanematel ja õpetajatel ongi väga suur roll lapses tööharjumuse õpetamises, tekitamises. Et see on üks eelmisest paneelist, et töövihikute tegijad ka lähevad lihtsama vastupanu teed. Ja õpetajad ka tihtipeale siis on laisad ja ei viitsi mõelda. Kuigi, ma ei saa neile seda pahaks panna, sest see on lihtne. Aga
kui tekstist on lihtsalt vaja otsida vastuseid, siis see ei ole nii palju õpetav kui oma peaga mõtlemine. Ja näiteks vastuste internetist otsimine ja nii edasi. Et lapsevanemad õpetavad niimoodi, et nad jälgivad, et lapsed niisama ei logeleks, ei teeks laste eest laste asju ära, et oma tuba ma koristan ise, kodused tööd, õppimised teen ise ära. Et niimoodi nad õpetavad mind töötama. Jah. Millal sa hakkasid tuba koristama? Ma ei tea. Võib-olla väiksest peale, väikeste sammudega, ma ei pea ju kohe tervet maja ära koristama. Toho, mulle küll meeldiks. Kas sa ütleksid, et sind on õpetanud tööd tegema siis peamiselt sinu õpetajad või su vanemad? Kelle roll sinu suurem on? Vanemad. Vanemad, jah. Kuigi selles mõttes, et nad ei ole minu jaoks võtnud seda halba maiku ära, et tihtipeale ma olen kuulnud, kuidas inimesed tunnevad näiteks maakodude suhtes väga negatiivseid mõtteid, sellepärast et neid on sunnitud rohima, marju korjama, aga mind ei ole kunagi seda sunnitud tegema ja sellepärast nüüd, kui ma olen ise piisavalt tark, et tunnen, et võiks ka aidata, et siis ma aitan. Aga samas see ongi see, et see 5-aastasena mind tõesti ei huvita, kas ma söön ise tehtud moosi ja mahla või poest ostetud moosi ja mahla, see on pigem minu vanemate teema ja nad ei saa mind sundida järgima nende põhitõdesid. Et seal tuleb balanss leida. Selleks, et üks töö sind hakkaks huvitama. Sa enne viitasid kuidagi sellele, et töö peab olema huvitav. Et mis teeb töö sinu jaoks huvitavaks? Kui ma ei ole seda varem teinud, kui ma teen seda inspireerivate inimestega koos, kui ma näen, et seda päriselt on vaja teistele minule. Kui ma praegu töötan, siis ma töötan enda jaoks, et ma õpin ja arendan ennast ja loodetavasti, kui ma kunagi olen täiskasvanu, siis teised tahavad, et ma töötaks nende jaoks. Et ma ise päris palju vastutan selle eest, et kas ma saan tööd või mitte, sest ma arendan ennast, et teised tahaks mulle palka maksta. Kes peaks vastutama Eesti riigis selle eest, et sinu haridusega oleks pärast võimalik tööd teha ja et sa ikka siis tööd leiaksid? No, nagu ma ütlesin, aga mina omas olukorras, et paljud inimesed on väga kurvas olukorras, et näiteks nende vanemad ei oska või ei taha neid aidata, innustada tööd tegema ja neid tuleks küll mingis mõttes aidata, aga lõppkokkuvõttes ikkagi inimene vastutab ise. Teda aidata täbarast olukorrast välja, mingid riigiametnikud on ju selleks olemas, aga inimene vastutab ise. Mina selles olukorras, kus mina olen, et minu vanematel on olnud võimalusi mind koolitada ja toetada igasuguste asjadega, mida ma olen soovinud teha, siis mina vastutan ise. Seda on mul küll hea kuulda, kas sa kujutad ennast ette pigem iseendale tööandjana või kellegi teise heaks töötajana? Kõik ju alustavad kuskilt, aga ma ei tea, võib-olla ma kindlasti töötan kellegi heaks kunagi. See mingi juhi heaks, aga juht võib olla ka ju vaimne, et mõni kirjanik, kes võib olla ammu surnud, aga ma siiski järgin tema radasid. Mul praegu ei ole ühtegi sellist, aga see võib olla kõik. See saal on täis juhte. Enamus, kes siin saalis istuvad, on juhid ühel või teisel kombel. Milline sa tahaks, et see sinu juht oleks, kelle siis alluvuseks, ma ei tea, kas sa veel täna üldse aru saad, mis tähendab alluvuseks töötamine, aga et siis kelle heaks sa töötada tahaksid kunagi? Mulle meeldib ise otsustada ja vastutada, et kas ma saan tööülesanded tehtud, ehk siis mind usaldada võiks see juht, siis mõtestada töö, sest et
võiks mulle ära seletada või siis mu küsimustele vastata, et miks ma midagi teen. Et siis ma saan aru, kuhu ma selle tööülesandega jõuan ja miks see kasulik on. Näiteks selline. Hästi palju on kirjutatud juhtimisõpikuid maailmas, tõenäoliselt miljoneid. Ja enam-vähem võib selle kokku võtta nüüd sinu 3 lausesse, et paljud õpikud võiks olla ka kirjutamata. Sa oled niinimetatud Z-põlvkonnast, millest Kai Realo ka järgmises ettekandes räägib. Kas sa tead, kuidas neid Y- ja Z-põlvkond, kuidas neid iseloomustatakse? Ei tea? Ei tea. Saad varsti teada. Mida ütleb, et kas sa kujutad ette, et sa tahaksid teha pigem korraga ühte tööd või mitut tööd? See üks töö võib olla ka väga vaheldusrikas ja mulle väga meeldib vaheldusrikas töö. Ehk siis nii ühte kui mitut. Mul on natuke selline tunne, tead, et kui me räägime tööst, siis me tajumegi seda, mis asi on töö, natuke erinevalt. Ma arvan, et selle samale vist ka president ennist viitas. Ma küsiks niisugust asja sinu käest, et kas, kui ma sinu poole pöördusin, et meil on selline konverents, selline teema, kas sa saad aru, ka kuulates neid ettekandeid, miks üldse tööst ja töö muutumisest, miks me sellest räägime? Kas sulle tundub, et midagi on muutumas võrreldes sellega, kuidas sa oled näinud lapsepõlves oma ema-isa tööd tegemas? Ei tea, ma ei ole nii vana. Võib-olla ma lapsena ei pannud seda tähele, ma ei mõelnud selliste asjade peale. Ma arvan ka, et sa ei ole nii vana. Aga kindlasti tegelikult igal ajal on olnud muutusi. Võib-olla praegu natuke suuremaid, aga alati on olnud vanem generatsioon kuidagi ei toeta uuema generatsiooni valikuid. Et see on kogu aeg olnud, ma olen nii paljudest filmidest ja raamatutest seda näinud, mis on väga vanad. Ja see tuleb jälle? Jah, kogu aeg see on kestev ring. Ma olen kuulnud nii palju, eks ole, nii ajakirjandusest kui lugedes artikleid ja raamatuid sellest, kuidas kõik muutub nüüd, kus tuleb noor põlvkond. Ja see ei ole nüüd küsimus, aga pigem kommentaar, et mina seda kõike ei usu. Selles mõttes, et ma ei usu seda, et mingisugused fundamentaalsed asjad muutuvad. Ma arvan, et väga palju sellest, mis on seotud meie põhiväärtuste ja meiega kui inimestega, ja tegelikult täpselt samasuguseks. Natuke töö tegemise viisid muutuvad, töökohad muutuvad. Aga nüüd ma vaataks saali poole, et Pauliine on siin. Küsige. Me arutame. Jah, palun, esimene küsimus. Ardi, tunnen su ära sealt eemalt. Ardi on muide kooli direktor, kooli pappa. Aitäh. Tere keskpäeva, Ardi Paul Nõmme koolijuht. Pauliine, sa ütlesid, et sulle meeldib teha lühiajalisi töid, see pakub sulle rahuldust, kui sa teed mõne kontrolltöö ära ja see läheb hästi. Kas sa suudad kujutada ette, kui sa oleksid Eesti kontrolltööandjate keskliidu juhataja? Eesti kontrolltööandjate keskliidu juhataja. Mis sa teeksid esimese asjana kohe, et oleks vaja muuta, ja teine asi, mis sa kohe ära kaotaksid? Aitäh! Appi, kui raske. Õpetajale anda valikuvõimalust, sellepärast et õpilasi on erinevaid, on nõrgemaid, on tugevamaid õpilasi. Et näiteks kontrolltöösid on 3 raskusastmes ja see on ka natuke kujundava hindamisega seotud. Et õpetajal on ise otsustamise võimalus, et kui keerulised tööd tehakse. Mis tal tegelikult vist praegu on, aga siis talle antakse ka need ette antud tööd, et ta ei pea nii palju mõtlema. See kõlas nii halvasti, aga ma mõtlesin hästi. Minu meelest Ardi oli rahul. Mis ära kaotaksid?
võib-olla suunaks lapsevanemaid mõtlema, et hinded ei ole kõige olulisem näitaja. Näitas mulle pöialt praegu. Et seda, et kas lapsel läheb koolis hästi või halvasti, ei saa vaadata ainult hinnete järgi. Mille järgi peab vaatama? Kuidas? Mille järgi peab vaatama? Et kas laps on õnnelik, mida ta teeb. No alati on mingid asju, mis tuleb ära teha, see on lihtsalt paratamatus, aga lapsevanem ikkagi tunnetab oma last tavaliselt. Kas õpetaja ülesanne siis oleks aru saada, et kontrollida õpilase edasijõudmist ka aines või teadmistes? Kui oluline see on? Või sa viitasid, et õnn on kuidagi tähtsam, eks? Ja õnn ongi väga tähtsam. Küsimus on see, et kas õpetaja roll peaks siis olema vaadata kas akadeemilist edasijõudmist või ka õpetaja peaks keskenduma eelkõige sellele, et laps oleks õnnelik? Mõlemat. Mõlemat. Et ta leiab õpilases võimaluse, kuidas seda õpilast innustada tegema tööd. Siit me saame vist jälle väikese juhtimistera, et leida see, mis innustab. Vaatame veel küsimusi. Seal taga ja siis on siin keskel. Taavi Pungas Eesti Energiast. Paljud, ütleme, tööealisi inimesed siis pärast ülikooli, nende jaoks jaguneb töö, ütleme, selle mõttes 8, et on töö, mida sa teed oma lühikese perspektiivi nimel, ütleme, et ma ei tea, leib oleks laual, aga siis on see osa, mida sa teed, et endasse investeerida, et siis kuigi tulevikus läheks paremini. Ilmselgelt sinul kooli ajal, loodetavasti, ma loodan, suurem osa sinu ajast läheb endasse investeerimiseks. Aga et kui väga sa ise seda enda jaoks teadlikult mõtestad ja võib-olla eristad just seda, et mis on see aeg, mis sul kulub siis teadlikuks tööks selles suunas, et olla tulevikus kuidagi targem ja mis on see, mis lihtsalt tuleb täna ära teha selleks, et tänane päev kuidagi saada läbi. Et kas sul on pead selline jaotus ja võib-olla ka sinu tuttavatel, kas nad mõtlevad sellele teadlikult? Ma ei saa öelda oma tuttavate pärast, sest ma räägin ainult enda eest ikkagi. Ma ei näe teiste sisse. Lihtsalt ära teha on näiteks, kui ma mängin pilli, siis heliredelite harjutamine. Absoluutselt ei meeldi, aga see tuleb ära teha, sest see arendab minu võtteid ja tehnikat. Koolitöödest näiteks ongi töövihikarjutused tavaliselt, mis mulle üldse ei meeldi teha, sest need on igavad. Meeleldi ma loen raamatuid, tegelikult ka õpikutekste. Õpikutekstid ei ole üldse nii nagu hullud, need on päris huvitavad. Jah, aga mulle, et näiteks heliredeleid mulle ei meeldi teha, aga mulle lihtsalt meeldib pilli mängida, sest mulle meeldib muusikat teha. Palun järgmine küsimus. Aitäh, mina olen Verni ja olen olnud hotellijuht juba umbes täpselt 25 aastat. Külalislahkus tööstuses ehk siis hotellides, restoranides töötab väga palju noori inimesi. Ja sageli on see tegelikult ka nendele noortele inimestele esimeseks töökohaks. Mida me näeme, mida meie personalijuhid näevad aasta-aastalt on lähenemine, et noored inimesed tulevad tööintervjuule, räägivad kirega, kuidas nad seda tööd teha tahaksid, aga siis, kui saabub see päev, kui peaks tööle tulema, on see, et noor inimene tööle ei tule. Mis sa, Pauliine, arvad? Miks inimesed ei tule tööle, hoolimata sellest, et nad on lubanud? Kas on kartus töö ees, on see vabameelsus või see on see vastutustunde puudumine? Või hoopis midagi muud? See võib olla ju kõike. Inimesed on erinevad. Aga võib-olla neil sellel hetkel ei ole vaja raha, et tööd teha. Ma ei tea, mida mõtlevad need inimesed, kes ei tule tööle. Mina, kui ma midagi luban, siis ma teen seda. Ma tuleks tööle. Aga ma ei saa vastata teiste eest. Su vastuses oli sarnane hämming, mida paljud tööandjad tunnevad. Ei saa aru, miks nad ei tule. On meil veel mõni küsimus saalist?
võib-olla neid ei ole lapsena õpetatud vastutustunnet võtma. Kuulsin kuskilt just. See, kui ei ole lastele õpetatud vastutustunnet võtma, sa oled 16-aastane, 15. Et meist väga paljud on siin saalis just selles vanuses, kellel võiks olla sarnases vanuses lapsi. Et siis meil vist on vaja ainult peeglisse vaadata, sest see on meie põlvkond, kes on seda vastutustunnet siis vähe õpetanud. Kõigepealt sealt tagant palun, Artjom. Tere, Artjom Sugrov, Geenilis Eesti. Jah, mu endal on ka lapsed varsti jõudmas sellesse ikka ja ma vaatasin sellest brošüürist, siit saad unikaalselt õppi mitte ühes koolis, vaid lausa 4 koolis, ehk su tegelikult läbilõige on suurem kui sinu oma see klassikollektiiv. Ütle, kas nüüd praegu sellise 8. klassi lapsed üldse mõtlevad oma karjääri mõttes piiranguna oma elukohta, linna, Eestit või tegelikult mõtlevad, et sõltumata, et kas ma siis saan suureks, kas ma jään Eestisse õppima, lähen mujale, pigem, et töö on huvitav. Ja ühesõnaga, et küsimus see, et kuivõrd meie kui tööandjad peaksime üldse arvestama, et sinu vanused mõtlevad, jah, ma lõpetan kooli, ma jään siia Eestisse. Või on siuke 50-50, et lähen Soome, lähen Inglismaale, lähen Saksamaale, kas tulen üldse tagasi või mitte? Oskad sa kommenteerida oma sellise läbilõike pealt, olles õppinud Tallinnas ja nüüd õpid ka Häädemeestes väikses kohas? Aitäh! Ma arvan, et mõeldakse rohkem Eesti piires, aga see võib olla ka see 50-50, et mitte ainult oma linna piires, vaid pigem Eesti piires. Aga ka minul on peast läbi käinud õppima minna välismaale, aga see muidugi ei välista seda, et ma tulen tagasi Eestisse ja rakendan neid oma oskusi, sest mitmekesisus ju rikastab. Ja võtame viimase küsimuse veel. Märt Haamer, mul on ka kunagi olnud nii vana, kui see olid. Aga võib-olla hästi selline pehme väärtus ja võib-olla täiesti subjektiivne hinnang, mis mind äkki hakkas huvitama. Sa oled olnud hommikust saadik siin täna. Kui sa vaatad seda saalitäit rahvast, siis mis mulje sul jääb? Kas on ikka rõõmus seltskond? Kas see on selline ängi täis seltskond? Kas see on tulevikku orienteeritud ja õhinad täis? Et ma arvan, me kõik oleme nõus, et ükskõik, mis vastus sealt tuleb, peas, et see on aus. Mina olen valmis vastu võtma seda vastust, mis seal tuleb. Et mõtle korraks ja mind tegelikult huvitab, kuidas sa näed neid inimesi, kes kõik arvavad, et me teame teiesugustest absoluutselt kõike. Te olete X, Y, Z, täpselt kui vanana, mis te mõtlete. Aga mis sa meist arvad? Kui need siia kohale on tulnud, siis neid ilmselt huvitab, sest need on nende alluvad, kes on noored. Sest selle konverentsi teema on ju ka, et kuidas noortega ja ka teistsuguste inimestega hakkama saada. Või ei taha igatahes, kuidas noortega hakkama saada, ehk siis kui nad siin kohal on, siis neid ilmselgelt huvitab see. Jaa, nad naeravad ja on aga sõbralik naer on see. On need mingi murega silmis või ei ole? Jaa, kindlasti on, sest nad tunnevad muret meie pärast. Kas sinu sõpradel on rõõmus või murelik naer? Rõõmus. See on kõige olulisem. Meil saab see aeg siin läbi. Aitäh sulle, Pauliine. Üks asi. Tahtsin ühe asja. Ütle üks asi. Praegusel hetkel on maailm väga avatud. Valiku võimalusi on noortel nii lõpmata palju. See on väga oluline, sest oluline on, et inimesed oleksid vabad. Aga see on selline laps kommipoest tunne minu meelest, et valida on nii keeruline. Ja sellepärast ma tahangi oma elus proovida erinevaid asju, teha erinevaid töid, et elu oleks huvitav. Ja et saaks proovida kõike. Peaaegu kõike. Ma olen täitsa kindel, et sa teed seda ka ja teed palju rohkem, kui sa täna oskad arvata. See aeg
algas mõni aeg tagasi, kui tööandjad hakkasid käima ülikoolidest omal tulevasi töötajaid otsima. Et saame näha, kas mõni sinu tulevastest tööandjatest, kuigi sa oled 15 alles, ka täna siin on ja silma peale paneb. Sinuga vesteldes on selline tunne küll, et noorsugu ei ole hukas. Et päris hästi on meil sellega tegelikult. Aitäh sulle! Ja nüüd räägib Kai sellest, mis on see üldine vaade tööandjate poole pealt, mis selle põlvkondade muutumisega siis meie ettevõtetes juhtuma hakkab. Aitäh sulle ja annan sulle seal ka ühe kommikarbi.